Tere, armsad inimesed! Otsustasin täna hommikul, et jagan teiega oma mõtteid, sellepärast et need vaatenurgad, mis on jäänud kõlama kogu selle soo neutraalsuse ja naiseks ja meheks ja poisiks ja tüdrukuks olemise vaatenurgast ja mõtetest, on mulle täiesti vastuvõetamatud kui psühholoogile, kui naisele, kui kristlasele, kui emale, kui vanaemale ja sellele arusaamisele elust, mis minu tööeluga ja eraeluga on nagu seotud. Ja nagu ma olen mitmeid kordi teile öelnud, et minu jaoks on oluline, et ma räägin nendele, kes võivad ja tahaksid mõelda nii nagu mina või kuulata ära minu mõtted ja anda siis oma kas või arusaamine kommentaarides. Ma arvan, et kõikides teemades, kõikides olukordades, kõikides vaadetes võib olla ka teine arvamus. Ja mina tahaksin täna esitada teile seda teist arvamust, millega seoses ma räägiksin sootraumaga lastest. Ja see võib-olla ei ole olnud ka üldse kusagil kõneks, aga ma tahaksin natuke seda lahti selgitada. Kõigepealt mõned niisugused põhimõtted, et tõesti trauma mõiste on see, ma ei ole kliiniline psühholoog, aga ma võin lihtsalt öelda seda, et trauma on mingisugune kas ühekordne või krooniline või mitmekordne seda tüüpi sündmus inimese elus, mis tema hingeelu või füüsilise nagu keha või kogu tema elu niiviisi lööb paigast ära, et see on temaga mitmeid aastaid, võib-olla terve elu või kaua aega. Ja nüüd, kui me räägime sootraumast või soolise identiteediga seotud traumast ühel lapsel, siis me peame ju mõtlema ja seda ma tahaksingi teiega rääkida, et kuidas ma üldse võin need kaks teemat kokku panna. Ja miks ma nad kokku panen ja miks ma tahan olla see, kes ka sõna sekka ütleb kogu sellele jutuajamisele, mida nüüd siin ka Eesti Ekspressis või näiteks ka Soome televisioonis ühest ja teisest vaatenurgast on viimasel ajal jagatud. Inimese sooline identiteet on peale inimeseks olemise, et mina olen inimolend, mina olen inimene, ma olen siia maailma sündinud inimesena, ma ei ole kivi või puu või lind, kuigi ma tahaksin lennata ja ma tahaksin olla vaba nagu lind, ütlevad mõned ju inimesed ja see on tõesti õige, aga me oleme inimesed nii kaua, kuni meist ei ole roboteid tehtud. Ja vaat minu see südamevalu ja see soov, mispärast ma tahaksin sõna sekka öelda, et mina näen seda teekonda, kus ühiskonnapoolne tagasiside inimeseks olemisele alates juba lapsest on tegelikult see tagasiside või see peegel paljudel juhtudel, kelle peredes, suguvõsades ei ole olemas nagu niisugust kindlat, tugevat elutarkust, et need peeglid eitatakse, et see tagasiside on see, et mida rohkem on inimene nagu katki või eksperimendiga seotud või kuidagimoodi nii-öelda ei ole terve enesehinnanguga, enesetajuga, ei ole tugev ja terve isiksus, seda kergem on ühiskonnal temaga hakkama saada. Ja teine, millest on ka väga palju näiteks Põhjamaades Saara Kinnunen rääkinud ja võib-olla see on ka nüüd jälle kaduma läinud see mõte, aga ma tahan selle uuesti esile tuua, et väga paljudel juhtudel oleme me tegelikult olukorras, kus me vanematena igatseme ju nii-öelda eneseteostust, naudinguga elu, paremat elu, rikkamat elu ja selle tõttu me parema meelega ei käiks läbi neid
muresid, neid piinarikkaid aastaid või neid kasvamise aastaid, mis meie lastel tavapäraselt on. Ja mida keerulisem on maailm meie ümber, seda keerulisem on ka meie laste arengutee. Igaüks, kellel teist on lapsed, no te peate olema eriimeinimese või et lapsed peaksid olema siis eriimelapsed. Kui teil ei ole olnud laste kasvatamise teekonnal või nendega koos kasvamise teekonnal mingeid muresid, mingeid magamata öid ega peavalusid, et kuidas olla oma lapsele niiviisi toeks, et minu kogemused või meie suguvõsa kogemused või inimkonna kogemused aitaksid teda püsida õigel teel. Ja vot sealt tulebki nüüd see esimene niisugune või teine, et ühiskonnal on kergem, ühiskonnal on parem inimesi juhtida, kui nad on natuke katki. Ja siit tuleb see teine variant, et lapsevanemate elu on natuke kergem ja rahulikum ja mõnusam, kui nad annavad lapsele nii-öelda vabad käed, võimalikult varakult. Ja see juba emade ja isade põlvkond tõenäoliselt, kui arvestada, et see vabakasvatuse mitte nii-öelda positiivses mõttes lapsega arvestamise, aga see vabakasvatuse periood hakkas ju kusagil juba siin 50 aastat tagasi või rohkem veel. Miks ma nii ütlen, et ma olen selle vaatenurga vastane? Ma olen sellepärast selle vaatenurga vastane, et lapse olemus ja lapse nii-öelda lapse pilt, lapsest arusaamine, kes laps on täiesti paigast ära minu vaatenurgas. Sest vaadake, laps sünnib siia maailma niimoodi, et me võime rääkida igasuguseid jutte, et tal on, ma ei tea, mitmeid elusid ja nii edasi ja see kõik on selles mõttes ju ei ole tõsi, et tänase hetke maailma sünnib meie laps ikkagi esimest korda. Ja see tähendab tegelikult seda, et muidu ei olekski tal ju vaja neid vanemaid kõrvale, kui tema ei vajaks vanemate toetust, kogemusi, juhtimist, abi otsustamisel, informatsiooni nagu informatsioonist ja elukogemustest arusaamisel. Ei ole nii, et laps on nagu küll peres, aga tegelikult jäetud hingeliselt üksi. Et vali tee, mis tahad. Aga see ja see on siis nendele lapsevanematele tegelikult ju palju kergem, kui me paneme oma vastutuskoorma nüüd lapse peale ja ütleme, et aga tee, nagu sa ise tunned või vali seda, mis sa ise tahad või otsusta ise, kuigi laps oma arenguteel ei ole veel selleks otsustamiseks valmis. Nii et alguses kohe 2 sellist soodustavat tegurit. Ühiskonnal jääb raha üle muudeks valdkondadeks, ei ole vaja ehitada üles selliseid toetusnõustamis, abi nii-öelda spetsialiste, teraapia või psühholoogia nõustamist ja nii edasi ei ole vaja. Ja selle kõik, mis siis lapsed välja mõtlevad, seda saab vanemate raha eest teha, neid lõikusi, ilulõikusi ja kõike seda saab vanemate raha eest teha, mis vaid lapsele pähe tuleb. Ja mind ehmatas, ma ütlen vahepeal selle näite ära, mind ehmatas nüüd selle Soome kooli tulistamisega seoses see, et räägitakse sellistest hübriidkeskustest, et on vaja Soomes palju rohkem luua selliseid hübriidkeskusi, kus on kinni need lapsed, kellega mitte keegi täiskasvanutest enam hakkama ei saa. Jah, ma olen nõus. Võib olla väga keerulisi geneetilisi mutatsioone, võib olla väga keerulisi arenguid, võib olla ka lastel psühhopaatia, sotsiopaatia või mõned teised vaimse tervise tegurid. Aga minu kogemus, ma olen mitu päeva mõelnud seda, ma olen nii paljude lastega kokku puutunud ja ma võin öelda, et tegelikult on seal taustal ikkagi midagi, mis selle lapse elus on niimoodi paigast ära läinud, et tõesti mingisugusel murdeea viimasel etapil
ei ole võimalikult täiskasvanutel enam nii palju kogemusi ja nii palju teadmisi, et kuidagi moodi selle lapsega hakkama saada. Ma olen seda lugu ükskord rääkinud, aga ma räägin hästi lühidalt enne veel selle näite, et te saaksite aru, mis pärast mu süda valutab. Ja siis tuleme selle juurde, et kuidas moodi laste soo tunnused, kuidas mitte ainult tunnused, vaid lapse arusaamine enda soo teemad, soost, kes ta on, kas mees või naine tulevikus, kas ta on tüdruku poiss või kuidas see kõik kujuneb. Et siis ma räägin oma enda kogemustest lähtudes. Ma ei ole selle ala teadlane, aga ma olen aastakümneid käinud koolides, väga paljude lastega rääkinud ja ma olen tõesti, selle lause ma jätsin enne pooleli, et ma olen viimastel päevadel mõelnud, et mina ei ole kohanud seda tüüpi lapsi, kelle kohta võib öelda täiesti lootused. Peale kõige, mina keeldun arvamast seda, et nii kaua, kuni üks inimene elab, ta on lootusetu. Ei ole. Alati on olemas lootus. On olemas kas või seesama lootuse küla näiteni, aga on olemas ka lastega seoses see lootus, et alati laps võib leida oma õige tee ja leida selle tee, mille jaoks tema siia maailma on nagu sündinud. Aga see näide, mis ma tahtsin teile öelda, mis on selle teekonna illustreerimiseks ka, millega mina olen ainsana kokku puutunud, on see, et ma olin ühes laagris ja minu tuppa, kuna ma olin oma lapselapsega, minu tuppa pandi üks tüdruk, kelle kohta käis nagu selline jutt, et keegi ei saa temaga niikuinii hakkama, et mina psühholoogina ja vanaemana ja ma pean lihtsalt temaga hakkama saama. Ja see tüdruk oli kuskil 12-13 ja mina olin seal filmimas, seal andsin lastele nagu nõu, kuidas pidada kõnet ja kuidas rääkida ja kuidas suhelda. Ja tõepoolest, nii uskumatu, kui see ka ei olnud, esimesest päevast peale hakkas see tüdruk igasuguseid lollusi tegema. Ja lõpuks jõudis ta sinnamaani, et mind kutsuti ükskord välja, et ta on jõe ääres ja lõikab konnasid lõhki või teeb konnadele haiget või midagi taolist. Ja siis, kui mina ka kutsusin teda teistega ka ära sealt ja otsustasin, et enne, kui kuidagi moodi reageerida, enne ma pean järele mõtlema, kellegagi konsulteerima. Ja ma ütlen ausalt, see on ainus kogemus, kus ma olen kokku puutunud mõne sellise lapsega, mille puhul hakkab lootus vaikselt niimoodi küsima, et kas on. Ja siis tekkis selline situatsioon, et me olime koos saalis ja ma filmisin lapsi ja nad rääkisid midagi ja siis jälle pärast vaatasime ja pidime vaatama pärast, et teha selline film. Ja sellel hetkel hakkas see tüdruk kohutavalt jonnima. Ja ta hakkas märatsema ja ta hakkas nagu väga inetult käituma, ma enam ei mäleta, mida ta tegi. Ja selle tulemuseks siis, ma võtsin ja filmisin teda ja ma pikemalt enam ei räägi. Kui ta oli selle filmi ära vaadanud, siis hakkas ta nutma. Tuli minu juurde, ütles, et issand, ma ei ole, või Tiia, mitte issand, vaid et ma ei ole kunagi osanud arvata, et ma niisugune välja näen, et ma selline tüdruk olen. Ja minu teada oli tema pilt endast selle hetke filmiga muutunud. See oli peegel. Ma ei filminud teda mitte ainult selle jonnimise hetkel, vaid ma filmisin teda ka, kui ta veel ei jonninud ja filmisin teda ka, kui ta oli järgi jätnud. Ta oli tegelikult väga ilus tüdruk. Ja ma ütlesin talle loomulikult kõike seda. See on nüüd see, mida ma tahtsin teile teise teemana tuua ja nüüd ma alustan siis nii-öelda otsast peale. Et peeglid, äärmiselt tähtsad on peeglid meie elus. Ja see, kas täiskasvanud inimesed on võtnud vastutuse meie lastena meie eest või meie laste eest, kas me oleme otsustanud seda, et kui me saame lapse, kui meile sünnib laps, siis me ei ole enam enda peremehed niimoodi, et me võime teha ükskõik mida
ja elada ükskõik mismoodi. Küll see laps ise vaatab lõpuks. Ise on nagu uus olend ja tänapäeva maailmas arvatakse, et lapsed võivad ise otsustada ja minu peres võib ka nii olla. Mina olen kaasaegse pere esindaja ja ise ka täpselt ei tea, kes ma olen, mis ma teen. Ma olen väga praegu kriitiline, aga ma ei ole kunagi varem ka mõelnud tõesti. Ausalt ma ütlen teile, ma pole varem mõelnud, ehkki ma olen nii paljude keeruliste perede ja lapsevanemate kokku puutunud, et ma täna sõnastasin enda jaoks selles, kõik vanemad ei pea lapsi saama. Kõik inimesed ei tohi lapsi saada. Kõigile naistele ei ole lubatud lapsi saada, sest nende esimene mõte võib olla sellega seotud, et on vaja abort teha. Ja järgmine mõte võib olla sellega seotud, sest ta segab mu elu või et ma ei ole sobiv. Miks ma olen nii kriitiline, miks ma nii ütlen? Ma ütlen seda sellepärast, et minu üks kogemus, mida ma teile tahan rääkida, on täiskasvanud naisega, kes oli juba mitmendaid aastaid käinud ringi enesetapu mõtetega ja ka katsetanud enesetappu. Pärast seda, kui tema ema järjekordselt talle oli jälle öelnud, et sa ei kõlba mitte kusagile, et kao mu silmist, ma ei taha sinuga üldse suhelda. Muidugi, ega see ema ju, kes niimoodi käitub, see ema on ise väga katki. See ema on ise saanud elus väga palju haavu ja suure tõenäosusega need haavad on ka ta oma vanemate käest saanud. Ja niimoodi tekib põlvkondade järgi seda tüüpi käitumismuster, kus ema ei ole võimeline oma lapsele armastust pakkuma või isa ei ole võimeline oma last omaks tunnistama või ei ole soovi võtta vastutust oma lapse kasvatamise eest. See on põlvkondade ülene muster, mis siis antud juhul jõuab nüüd sinna nende sootraumadega seotud laste teema juurde. See naine, kellest ma rääkisin, tuli minuga rääkima ja rääkis, kuidas esimest korda tema ema oli siis, kui ta oli väike laps, talle öelnud otse näkku. Ma pole sind kunagi tahtnud, aga sa jäid alles. Kahjuks. Kas on üldse mingit muud lisamõju vaja, kui lapsel on selline peegel algusest peale emaga seoses? See naine oli elanud kõik need aastad teadmisega, et ta on siia maailma vastu tahtmist, oma ema ja vanemate vastu tahtmist sündinud ja ta ei ole tegelikult üldse soovitud. Õnneks sai see naine mingil ajal aru, päris südame põhjani aru ja teadmistega ka aru, et see elu, see imeline elu, mida ei anna katseklaasis teha või õigemini katseklaasis see tuleb ka ainult mitte inimese manipulatsiooni peale, vaid see tuleb sealt looja tahtmise peale. See elu annab lapsele võimaluse siin maailmas elama hakata. Me võime rääkida sadu näiteid selle kohta, kuidas laps ei saada lapsi kunstviljastamise kaudu ja me võime rääkida sadu näiteid selle kohta, kuidas lapse sünd ja sünni algus ja kõik on väga-väga keeruline, peab olema kuid inkubaatoris ja ühel päeval me näeme, kuidas sellest lapsest on kasvanud imeline tüdruk, hoolimata kõigest. Tema looja on teda elus hoidnud ja kui siis on veel edasi see teine niisugune tähtis teema, mis enamasti on ju seotud sellega, et laps on ema üsas 9 kuud.
Teie, kes te olete last kandnud, te teate, kui imeline on see aeg tegelikult ka emale ja isale, kui isa sellest aru oskab saada. Kui laps on ema üsas. Ma olen alati vaadanud neid eriliselt moekaid naisi, kes oma kõhtu demonstreerivad ja mõelnud, kas ta demonstreerib oma kõhtu avalikel üritustel sellepärast, et ta on nii uhke oma tulevase lapse üle või tahab ta ise olla originaalne. Aga see pole praegu tähtis. Tähtis on see, et see laps, kui tema aeg saab valmis, kui ta on küps sündima, ilmale tulema, siis esimene peegel, esimene, kes temale otsa vaatab ja millega seoses on nii palju uurimusi tehtud, et see esimene armastuse peegel on ema silmad. Mitte ei ole niivõrd see, et ta peab olema nagu ema kõhu peal, kuigi see ka, aga kõige tähtsam on see, et ta näeb, et teda maailmas võtab vastu, siin elus võtab vastu üks armastav hing, mis paistab nendest silmadest välja. Millal sina viimati vaatasid oma lapsele silma sisse ja näitasid talle seda, kui väga sa armastad? See on see kõige esimene peegel, mis jääb terveks eluks kõige suuremaks mõjutajaks lapsele. Ja võt, kui nüüd selle ema silmade taga on juba mingisugused eelarvamused. Nii punane, nii imelik, kas väike laps ongi selline. Aga ma tahtsin tegelikult poissi. Aga ma tahtsin tegelikult ju tüdrukut ja ma kujutasin ette, et tal on ilusad lakilised juuksed. Või mis on selle ema silmade taga? Mis tema hinges toimub sel hetkel, kui ta saab enda vastutuse, oma sülle, oma südamesse, oma lapse. Ja see on nüüd see esimene koht, millega seoses me oleme ju täiesti nagu tegemata kõik oma vajalikud ühiskonnaga seotud abi vanematele, et meil on nii vähe abi võrreldes sellega, kuidas me vaatame laste vaimse tervise olukordade peale. Meil on nii vähe abi, et aidata noori vanemaid või miks noori, kõiki vanemaid, jõuda selleks sünnihetkeks sinna, et nad on hingeliselt tõesti valmis selle lapse vastu. Mitte ainult vastu võtma, vaid ka heaks kiitma. Ja mitte ainult heaks kiitma, vaid ka armastama. Ja mitte ainult ka heaks kiitma, vastu võtma ja armastama, vaid ka pühenduma selle lapse, kes ta on, ükskõik kas poiss või tüdruk, tema elus, tema sammudele ja olema talle toeks. Kui on mitu last, siis on see pühendumine kõigi lastega ju väga tähtis. Ja siis on kõigi laste jaoks tähtis, et temal jätkub hinges seda soojust ja armastust, mis siis tema silmapeeglist välja paistab. Ja miks see ema silmapeegel on nii oluline? Miks see on nii tähtis? Miks seda ei saa asendada ükskõik kes? Muidugi, kui ema näiteks sureb sünnitusel, siis ju ei ole midagi parata. Aga ema silmapeegel on sellepärast nii tähtis, et ema on selle lapse suureks kasvatanud. Ja see kõik, mida ema tunneb, mida ta on tundnud selle 9 kuu jooksul, see kõik on ju selle lapsega seotud. Ja mina tõesti usun ja olen ise sellega kokku puutunud, et laps saab aru sellest, mis ema ümber toimub. Missugust muusikat ta kuulab, kui õnnelik ja rahulolev ta on. Ja see õnnelik ja rahulolev ja armastatud ema, kelle sees kasvab laps, on see lähtepunkt, milleni me peaksime kõik emadena jõudma.
kui me ootame last ja kui meie väike laps on sündimas. Ja siis tulevad need teised juba nii-öelda võõrad, selles mõttes võõrad, et nende üsas pole laps kasvanud. Siis tulevad isad, vanaisad, vanaemad, õed, vennad, tädid, onud, kõik ülejäänud. Ja kui isa hakkab olema 24/7 pärast sündimist selle lapsega koos ja ka enne sündi juba emaga väga lähedalt seotud ju, siis sellisel juhul saab isast väga varakult ka see isa silmapeegli ja hinge ja armastus edasiandjale lapsele. Ja mis kogemus selle lapsest sellest saab? Sellest ta saab inimliku eksistentsi põhialuse kogemuse. Ma olen soovitud. Ma olen sellisena soovitud, nagu ma sündisin. Selline kriipsus ja naljakas ja väikene ja ei oska midagi rääkida ega ei tee suuri saavutusi, aga ma olen soovitud, ma olen armastatud ja vaata, missuguse imestava ja imetlevate silmadega nad mind vaatavad. Järelikult ma olen äge. Me ju ei tea, mida meie väiksed lapsed mõtlevad, aga kuna see mõju, mis see esimene peegel lapsele kestab terve elu. Ja ma olen seda alati näiteks olnud, kui mul on näiteks olnud üks 20 grupp, siis sellest grupist on võimalik ära tunda need osalejad koolitusel, kelle vanemad on neid väga armastanud. Eriti puudutab see näiteks naisi, kelle puhul on selgelt näha, et nemad on olnud armastatud tüdrukud oma isale või äärmusel juhul armastatud väga oma mehe poolt. Esimene peegel. Teine peegel on nüüd see, mida hakkavad oma ütlemistega, sõnadega, tunnustusega, imetlusega väljendama lapse kasvamise ajal, siis kui temal endal veel arusaamist iseendast ei ole. Nagu selles mõttes, et hakkab alles kujunema, kes ma selline olen. Ja seal hetkes, kui tal ei ole veel enesehinnang, kui ta ei oska veel valida, kas ta on ema või küljes veel alles kinni või tema see emotsionaalne ja nabanöör on nii alles väga emaga, siis sellel hetkel, sellel perioodil hakkab peale selle, et hakkab kujunema tema oma minaga seotud niisugune enesepilt ja enesetunnetus ja muidugi ka enesehinnang ja see kõik on selline kujunemise aeg. Ja sellel ajahetkel ei ole ta veel võib-olla nii selgelt ka enda jaoks nagu üheselt otsustanud, et mina olen poiss või mina olen tüdruk. Aga on ka neid lasteaia või juba lastesõime ajal olemasolevaid lapsi, kelle jaoks on väga selge, kes ta on. Ja millest see siis tuleb, et ta on selge? On muidugi lapsi, kellel on, me võime geneetiliselt, ma ei hakka seda teemat siin käsitlema, kelle puhul on selline geneetiline seis selline, et tal on väga selgelt nagu esindatud ühe soo geneetiline pagas. Ja teine pool on tema jaoks, ei ole nii põnev ega huvitav. On ju lapsi ja teiegi kindlasti teate, olete näinud, kes juba polegi võib-olla aasta vana, aga esimesed niisugused kingitused on võib-olla toodud autod ja mingid seda tüüpi asjad ja teisi kingitusi on ka, aga ta valib sealt ise teatud asjad. Ja see ei ole mitte niiviisi, nagu tahetakse väita, et selle nii-öelda kingituste või mõjutuste tulemusena me kujundame ühest väiksest lapsest poisi või tüdruku. See ei ole nii. Te annate ju valida ja kui te annate valida, siis te näete, et see laps teeb ühed või teised valikud. Ja siis on teatud lapsed, enamasti loomingulisemad lapsed ja enamasti nagu sellised iseteadvamad lapsed, kes katsetavad igasuguseid erinevaid variante.
neile pakub huvi, nad on uudishimulikud, nad mängivad korra ühe, korra teisega. Need lapsed on selles mõttes huvitavad, et kui nad saavad suuremaks, neil on põnevam võib-olla ka elus valida oma elukutset, aga võivad olla ka probleemi ees, et nendel on väga raske valida, teha valikuid, sellepärast et vanemad on andnud neile selle valikute teema täiesti lahtiselt vabaks ja ei ole peegeldanud mingeid tagasiside, nii-öelda peegelpilte temale sellega seoses, kes ta on soolises mõttes. Täiesti selge on see, et väga paljud vanaisad, väga paljud isad ka saavad tänases maailmas ikka väga suure trauma, kui nad mõtlevad selle peale, nii nagu aastasadu või aastakümneid on olnud, et nad on oodanud poega, kes on võimeline võtma vastutuse nende suure ettevõtte eest või nende valdkonna eest, kus temal, sellel vanaisal, vanavanaisal, isal on suured kogemused, võib-olla on tohutult palju igasugust varustust, igasuguseid kontakte, mida ta kõike suure rõõmuga annaks edasi. No võtame kas või Järvi suguvõsa. Ja kui nüüd selles suguvõsas alati muidugi on olnud inimesi, kes ei taha seda teekonda jätkata ja see on ka normaalne ja see on ka täiesti nii-öelda valiku küsimus. Aga see ei tähenda seda, et lapsepõlve katsetuste piiri või perioodil on see siis enne kooli, kui ta katsetab seda, mis on tema enesehinnangu jaoks oluline, mille eest ta saab kiita, mille eest ta saab naeratuse, mille eest ta saab nagu ühesõnaga tunnustuse, mille kohta antakse talle tagasisidet, et see on tema tugevus, see on tema nagu huviala, see on väga tore, et tal on see huviala, mitte ei vaadelda niisuguse kahtlustava pilguga, kui näiteks poiss mängib poiste mänge ja ei taha kududa, nii nagu ütleme seal koolis niimoodi välja pakutakse. Või kui tüdruk tahab näiteks süüa teha ja tahab juba varakult ennast värvida ja nii-öelda nalja teha ja ennast katsetada nii-öelda suurilma daamina nii-öelda. Ja et siis sellisel juhul ei hakata peegeldama sellele lapsele sellel katsetusperioodil seda, mis ainult tema välimust. Ei hakata peegeldama seda, mis enda puhul on võib-olla probleemiks olnud emal või isal, vaid püütakse leida lapses see põhisisu, see, mis ka siis, kui välimusega midagi juhtub, kui teiste poolse, näiteks koolis mingite märkuste kiusamise või mingi muu asjaga seoses talle haiget teeb, vaid et juba algusest peale laps teab, et kõige tähtsam on see, milline inimene ta on, milline noor poiss või noor tüdruk või milline tulevane mees või tulevane naine ta on, milline on tema see hinge tasakaal, hinge soojus, südamlikkus, milline on tema armastusvõime, milline on tema võime olla sõber, mis on see tema tõeline kullakaal, mitte et see oleks selline kosmeetiline pealiskiht, mida võib elu maha pühkida, tarvitseb juhtuda mingi haigus, õnnetus või midagi taolist. Me oleme ju tänu selle välise keha ülistamise ja välimuse ülistamisega ühiskonnas ja lihtsalt tõstnud kõrvale suure hulga lapsi ja täiskasvanuid, kes vaadates peeglisse, vaadates oma nägu võib-olla mõnes filmis, oma olekut mingis filmis, saavad aru, et nad ei kõlba ju mitte kusagile, kui naabritüdruk näeb selline välja. Kas te saate aru, et see esimene peegel, ema imetlev silmavaade ja teine peegel, kui lapsed enne kooli katsetavad, mida võib teha ja mida ei või teha ja kuidas elada ja mismoodi elada ja keda kuulata ja mitte kuulata ja milline on nende enesehinnang, mis on nende jaoks see, mis teiste peeglis peegeldab talle, et see on õige, see on tubli,
see on hea, see on sinu tugevus, see on sinu eripära, positiivne eripära. See on tõesti sinu enesehinnangu üks eriline tugevus pluss. Seda ei saa laps mitte kuskilt mujalt teada kui oma vanemate peeglist ja ka nende heade õpetajate peeglist, kes saavad aru, et seda peegeldust vajab iga kasvav laps juba enne kooli, juba lasteaia ajal. Ta vajab seda, et talle peegeldatakse seda, mis sobib ja mis ei sobi, mis on ilus ja mis ei ole ilus ja mida ei tohi teha ja mida tohib teha. Mitte ainult enesehinnang, vaid ka enesevalitsemine, enesekontroll on seotud selle peegeldusega, mida täiskasvanud inimesed talle annavad. No minule ei meeldi nimetada seda kasvatuseks. Minule meeldib seda nimetada, et me oleme lapse kõrval ja kasvame koos, sest ega me ei oska. Mina küll pole osanud emana, ka vanaemana, võib-olla on vanaemana olnud natuke rohkem arvamus, et või ühe korra on juba läbi käinud, et võib-olla ma nüüd natukenegi tean midagi. Lõppkokkuvõttes on ikka välja tulnud, et ma ei tea nii või teisiti, iga laps on erinev. Aga laps vajab seda meie tagasisidet, vajab meie peegeldust, et kasvada niiviisi, et ta leiaks enda ülesse. Ja et ta leiaks enda ülesse ka naisena või mehena tulevikus. Aga sellel koolieelsel perioodil leiaks üles ise oma huvialad ja see on okei, kui tal ei ole tohutu laiad huvialad, mida ei saa kuidagi sooliselt nimetada, vaid vastupidi, tema sees peab hakkama kasvama see terve ja tugev sooline identiteet, et temast tulevikus tuleb mees, et temast tulevikus tuleb tubli mees, tubli isa, tubli ühiskonna tegelane, kes ei ole katki, kes ei ole kuidagimoodi ära väänatud, teadmata, kes ta on. Ja no muidugi, kui me tuleme nüüd kolmanda sellise otsustava perioodi juurde, mis puudutab murdeiga, siis tänasel hetkel on see hoopis teistsugune, juba väga varakult, et lisanduvad peeglid, mida meie tegelikult lapsevanematena peame suutma ka teada ja ohjeldada. Ma ei pea siin silmas ainult seda, et mood, ühiskondlik arusaamine, ajakirjanduses ja ajalehtedest kirjutatavad suvalised jutukesed teemal, kuidas murdeealised tüdrukud oma rindu ära lõikavad või saated telekas, mis räägivad sellest, et on täiesti ükskõik, iga laps võib teha enda kehaga, mida tahab. Jah, me võime kehaga, kui me ei võta vastutust, lubada lapsele ennast sandiks lõigata. Me ei saa lõigata selle inimese traumat, seda sootraumat, mis temal on kuidagi moodi kasvanud niiviisi, et murde jaoks on jõudnud tagajärg sinnamaani, et ta tegelikult ei tea, kes ta on. Ja see murde ja niisugune provokatsiooniperiood, kes meist ei oleks seda läbi elanud, on kahjuks jõudnud tänases maailmas sinna, et me provotseerime iseenda olemisega. Muidugi on see varem ka nii olnud. Minagi olen käinud kunagi tohutu pikkade punaste küüntega ja sellepärast ülikooli mitte sisse saanud ja provotseerinud ja teinud igasuguseid muid asju igal ajaperioodil, igal ühiskonna etapil on erinevad võimalused, mida provotseerida. Kui praegu näiteks punk ja metallik ja kõik muu taoline muusika on hästi populaarne, siis pikad juuksed ja selline riides käimine võis olla 50 aastat tagasi koolist väljaviskamise nagu põhjuseks. Igal perioodil on erinevad arusaamised. Ja siin ei saa öelda, et murdeeas laps, ta paratamatult provotseerib. Küsimus on lihtsalt selles, kas enne murdeiga on tema hing terve või katki. Kas meie oleme vanematena võtnud nii palju vastutust, et olla oma lapse kõrval, et ta vähemalt selles vaates, mis puudutab tema soolist identiteeti,
ei oleks katki murtud. Kuidas see katki murdmine siis toimub? See toimub vanemate ja tema lähedaste ja siis järgmise ringiga tema sõprade ja sotsiaalmeedia ja kolmanda ringiga ühiskondlike arusaamiste nagu peegelduse mõjuna. Üks murdealine või üks laps on tegelikult, võib-olla ma ei oskagi võrrelda, võib-olla on savi kõige parem öelda, et keda ta endale lähedale laseb ja kui tal seal lähedal ei ole kõige lähemal armastavaid vanemaid, siis sellisel juhul laseb ta lähedale hoopis teistsuguseid inimesi, kelle mõju temale võib olla hoopis teistsugune. Sotsiaalmeedia grupid, sotsiaalmeedia sõbrad, sotsiaalmeedia on tänaseks hetkeks ikkagi paljudes riikides, kaasa arvatud näiteks Soome koolitulistamisega seoses, jõudnud sinnamaani äratundmisele, et kui laps on üksinda ja kui lapsel ei ole neid lähedasi inimesi, vanemaid, armastavaid vanemaid kõrval, kes on õiged peeglid, siis ta otsib seda peeglit sotsiaalmeediast. Ta otsib seda kuuluvustunnet ja oma gruppe sealt sotsiaalmeediast. Ja sealt ta võib leida igasuguseid variante ja ta vajabki, kuna ta vajab lähedust, ta vajab armastust, ta vajab seda, kellega kokku kuuluda niiviisi, et ta võib rääkida kõigest, et ta võib usaldada, sest oma vanemad on tegelikult terve mõistusega ja normaalsed inimesed, kes armastavad oma last. Rahulolematuse peegel, ma nimetaksin seda nii, on see kõige hullem mõjutegur kodus. Kui te mõtlete iseenda peale emana või mõtlete isana või mõtlete vanaemana, siis mõelge, kas teie olete rahul sellega, et teie elu on naise elu. Või olete te ka üks nendest paljudest, kes kogu aeg virisevad selle üle. Alates, ma ei tea, siin keegi tähtis naine on öelnud, et naised on sünnitamismasin. Ma ei tea, kui palju see tähtis naine, kes selle ütles, palju tal enda lapsi on, keegi ju ei tea seda. Aga seda ta oskab kommenteerida, mida kõige suurem õnn tegelikult terve hingega naisele pakub, kui tal on laps või lapsed. See on kõige suurem õnn, armastada enda armastuse vilja. Enamus lapsi ju ikka loodetavasti sünnib armastusest. Isegi kui see armastus siis oma kaaslase mehe või abielu suure armastatu või ükskõik kellega suhteliselt kiiresti mööda läheb ja see lapse isa ei jää tema kõrvale. Aga lapsed sünnivad armastusest. Kui nad ei sünni vanemate armastusest, siis kõik nad sünnivad looja armastusest selle väikese olendi suhtes. Looja paneb selle elu lapsesse ja meie kohustus on teda armastada. Aga me ei ole võimelised peegeldama, kui meie peegel on mõrane ja katki. Kui me ise ei ole seda teekonda enda jaoks läbi käinud, et saada oma traumadest üle ja jõuda nii kaugele, et te tunnete ise emana, naisena, et seda elu te oletegi igatsenud ja et te olete suutnud parandada ära need enda lapsepõlves öeldud sõnade mõju või selle peegelduse mõju, mis on tulnud kas rahulolematult emalt, kes siis oma rahulolematusega tütarde kallal õiendab. Küll on tütred paksud ja küll on nad kõhnad, küll nendel tütardel on vale pikkusega juuksed või sõltuvalt sellest, millised on tema enda traumad, sõltuvalt sellest tuleb see rahulolematus. Mõned naised võib-olla ei ole rahul palgaga, mis naistele makstakse ja nii edasi. Ja samamoodi on poistega. Minu kogemus on kõige rohkem seda näidanud õnnetuseks, et poiste teema on nii käest ära läinud sellepärast, et emade arusaamad on muutunud väga keeruliseks. Sest ema-poja suhe
on üks kõige olulisem suhe selleks, et mees saaks tulevikus oma naist armastada. Kui tema ema on temale andnud eeskuju selles, kuidas üks naine armastab oma poega. Muidugi, ma ei räägi praegu nendest peeglitest, mis siin on kuidagi ülemäärased ja üleellitavad või ülemõjutavad. See kõik peaks olema terve mõistuse, rahulolu, õnne ja armastusega seotud peeglitega. Sest poiste teemad on sama murelikud ju soo identiteediga seoses, mis on ühelt poolt protest selle naiste feminiseerimisega seotud maailma ja nende juttudega seoses, mis osaliselt on ju täiesti õiged ja ongi vaja, et me sellest kõigest räägime. Aga teiselt poolt protestiliikumise tulemuseks on ka olemas, mina tahan veel tänagi lõpuni vaadata selle Üle TV filmi Andrew Tate'i kohta, mis on saanud ju sotsiaalmeedias üheks väga tähtsaks mõjutavaks teatud mõttes protesti, äärmusliku protesti väljenduseks mehe teemadel, mehelikkuse teemadel. Kas see on üldse mehelikkus? Aga milline on mehelikkus? Milline on naiselikkus? Kui ainus see valdkond on võib-olla seotud moega. Kui ma mõtlen moe teemadel, ma loen praegu Karl Lagerfeldi elu ja ma mõtlen, milline on olnud nende moekurude Pariisi ja kogu tema elukäik ja mõtlen, et väga suured rahad, väga suured mõjud, väga suured peeglid on peale selle sotsiaalmeedia gruppide, kus lapsed otsivad oma üksindusele ja sõprusele jutumärkides lähedasi, võtavad vastu täiesti suvalisi sõnumeid ja lähevad kohale täiesti suvaliste inimeste kokkusaamisele, siis teine peegel ju või samamoodi suur peegel on sotsiaalmeedias kõik need suunamudijate eeskujugrupid, kes mitte ainult ei räägi moest riiete mõttes, vaid räägivad elustiilist, õpetavad elustiili, õpetavad sellist elustiili, mis tegelikkuses toob kaasa väga suure õnnetuse. Puudub ainult nagu see tarkus nüüd nendel lastel, kellel peab olema siis, või nendel murdealistel, kellel peab olema siis nagu eriline isiksus, et nad suudavad sellest kõigest välja mööda vaadata. Ja see eriline isiksus saab alguse siis kodus, kui selle lapsele ei ole veel neid väikesi ja suuri traumasid tekkinud, mis puudutavad seda, kas ta on poiss või tüdruk, kas ta on tulevikus mees või naine, kus tema elus on selgelt eeskujud näha, peeglid on puhtad ja terved, isa on armastav ja hea ja isa teeb tähendusrikast tööd ja ema on oma naise ja ema eluga õnnelik ja rahul ja annab edasi sõnumi ka oma tütrele, et sellist elu on mõistlik valida. Isegi kui sa protesteerid, ma saan sust aru, protesteeri, aga tegelikult sa oled ilus tüdruk või tegelikult sa oled tubli poiss ja sinus on peale selle juuste ja näo ja nina pikkuse veel olemas palju suurem kullavaru hinges. Sa oled hea, sa oled südamlik, sa oled mõistev, empaatiline, sa oskad geograafiat, sa oskad kirjutada luuletusi, sa mängid imeliselt viiulit. See, mis sinu sees on palju tähtsam ja palju erilisem. Palju erilisem see, kuidas on näha, et sinust tulevikus saab hea ema. Kuidas on näha, et sinust tulevikus saab hea ja tubli ja vastutav isa. Kuidas sinust saab tulevikus tõesti naine,
kelle peale vaatavad inimesed kadedusega, mitte sellepärast, missuguseid riideid ta kannab või missugust nii-öelda pidu ta paneb või missugust eneseteostust ta nii-öelda teeb, vaid et tema elu on seotud rahul olemisega. Tema elu on leppimisega seotud sellepärast, et ta on lihtsalt õnnelik selles valdkonnas, mida ta nende jaoks leidnud. Ja ta ei karda selles maailmas, mis praegu on täiesti hulluse ääre peal, sellepärast, et inimene on ära keeratud. Inimest mõjutatakse nii, et inimesest saaks üks katkine olend ja vähe veel sellest siis, et tuleb see AI ja robotid ja nii edasi, kes otsivadki ju tulevikus, pange tähele, just neid katkisi olendeid. Et katkised olendid otsivad ju neid sidemeid, mida oskab ka AI juba praegu ära mängida. Ja on olemas neid tehniliselt varustatud ja kõnelevaid roboteid, kes on puuduvate psühhoterapeutide asemel. Inimene kaotab oma inimlikku sisu, kui me laseme järjest ja järjest edasi ka meie laste puhul mõjutada seda, mida räägivad need ühiskondlikud mõjutegurid, mõjumudijad, suunamudijad ja moeetalonid. Kui me oma lastele ei selgita, milline elu on nende ümber ja et nemad ei pea olema selle elu ei ohvrid ega kuulajad, vaid neil on täielik õigus kuulata oma vanemaid, arutada koos oma vanematega ja võtta vastu vanemate armastus ja tugi oma elu kujundamise teekonnal. Olen oma südame mure teiega jaganud. Ma olen õnnelik, et nii palju on minu lähedal, ma olen kohanud nii paljusid vanemaid ja nende lapsi, kellel mõistus on sellises korras, et nad oskavad analüüsida neid mõjutegureid, neid artikleid, neid filme, neid kas või Eurovisiooni või ükskõik missuguseid saateid, et nad näevad seda mõju, mis meie pereelu, meie laste elu võib hukatusse viia. See on põhjus, miks ma räägin. See on põhjus, miks ma räägin teist arvamust. Te võite minu peale vihastada, kui te tahate. Mul ei ole sellest mitte midagi. Sootraumaga lapsed on olemas. Lihtsalt nendest on vaja rääkida ja vaja rääkida nendest peeglitest, mida saab lõpuks ju parandada ja puhastada ja õigete peeglite ette minna. Ei ole vaja minna ju meie lastel ainult kogu aeg selle moe ja välimuse ja nii-öelda sotsiaalmeedia kriteeriumite järgi paika paneva elu peeglite ette. On võimalik minna armastavate vanemate, nende vanemate, kes ei ela kaasa seda hullumeelset maailma lõpuajastut peegeldavat elu meie ümber. Me võime minna koos oma lastega, me võime teha selle armastuse kilbi oma pere laste üle, et nemad tulevikus, kui nad on murdeealised või kui nad on täiskasvanud, ei oleks nii mõjutatavad. Kuna nad teavad, kuna neil on kodus olnud need peeglid, mille järgi nad isegi siis, kui võib-olla on tekkinud mingeid muid traumasid, mis on neid peegleid loksutanud, võivad jõuda ikkagi ühel päeval sellele arusaamisele, mis on kõige olulisem. Inimesel ei ole tähtis see, milline ta välja näeb, vaid inimesel on tähtis see, mis tema hinges toimub, milline ta on.
millisena ta elab ja millisena tema oma koha siin maailmas leiab, et olla õnnelik, mitte tantsida teiste pilli järgi ja proovida seda teed kaudu minna oma elu leidma. Meie vastutame selle eest, kuidas me elame, me vastutame selle eest, millised on meie arusaamised elust ja meie vajame tänasel hetkel ka julgust välja öelda seda, kui me oleme teistsugusel arvamusel. See on oluline. Me oleme ajastus, kus inimesed peavad valima pooli. Teist võimalust ei ole. Vastasel juhul läheme me kõik ühe peata karjana vastu nendele keerulistele aegadele, mis on ees. Õnnetuseks on nad ees. Mitte ainult meile, vaid ka meie lastele ja tervele maailmale. Ja sellepärast on väga oluline, et me oleksime julged ütlema oma arvamust. Kutsun teid selleks üles. Soovin teile ilusat kevadet. Soovin teile tarkust teha valikuid ise ja rääkida ka kõigest sellest oma lastega. Olge väga hoitud ja kui keegi on kuskil, tunneb, et on kuskil kas ise või oma lapse kasvatanud nii, et on olemas see sootrauma, siis peeglid, õiged peeglid võivad aidata sellest siiski terveks saada. Kõike head teile ja järgmise korrani ja ilusat kevadet!